no tšau, tulin nüüd siis ikkagi see ilukarp, eks ju, jõudis. Ja täna on siuke, et mõtlesin, et teen siukse rahulikuma päeva, puhkan ja nii. Ja sest, et täna mul ei ole põhimõtteliselt nagu kuhugi vaja minna, hommikul käisin ära korra. Ja homme on juba see, et õhtul on mingi koosolek, et täna on siuke täiesti kodupäev. Ja siis lõpuks oli ikka see, et koristad ja möllad ja pesed pesu ja nõusid ja monteerisin videot ja et polegi saanud nagu istuda lihtsalt rahulikult. No see on see ärevus kogu aeg. Nagu pikali korra viskad, see on siuke tunne, et peaks midagi asjalikku tegema. Aga jah, ma mõtlesin, et ma vaatan selle ilukarpi ära, see on ülikerge see kuu, ma ei kujuta ette. 220 grammi. Aga ma vahepeal jälle mõtlesin ka, et kuidagi vahepeal nagu võttis moraali maha või nagu ei oodanudki seda karpi või nagu olid ette negatiivne, siis tegelikult ma nüüd see, kui mõtlesin, et ma ikka tegelikult ootan. Et kui ta juba käib ka ja tegelikult ma olen ju paljusid asju kasutada saanud või kellelegi anda, kellel ütleme vennatütrele või sõbrannadele või niimoodi ja minu jaoks on ta selle raha eest seda väärt. Ja saan uusi asju katsetada kogu aeg ja kui ta üks hetk enam ei peaks hakkama käima, siis ma lihtsalt saan suvaliselt endale mingi väikse asja lubada iga kuu ja katsetada, et igatepidi on tore. Igatepidi on kõik väga tore. Aga jah, siin on siis peaks 6 asja olema. Hakkame järjest vaatama. Nii, esimene on soojendav silmamask. Rahustav kummeli ja see kõlab ülihästi. Kuigi praegu nüüd juba läheb soojaks jälle, et siuke soojendav, ma ei tea isegi. Jahutavad siuksed maskid, ma olen aru saanud, mulle väga ei meeldi. Mulle nagu on ebamugav panna, isegi kui väga kuum on, siis võib-olla tõesti, aga muidu nagu lihtsalt panna näo peale siuke külm kalts ei ole nagu mõnus minu jaoks, aga soojendav kõlab väga hästi. Ja vaatame, kas paneme sügiseks hoiule või. Siis on väiksed tuubid. Ahah, okei. Olapleksi väike seerum. Vaatan, kuidas see käib. Väike kogus niisketesse juustesse. Ma arvan, et siit jätkub mulle 2 korraks. Olapleksi, kuidas teile Olapleksiga nüüd see suve? Praegu tuleb meelde, et vahepeal räägiti, et hästi paljudele see ei sobi üldse. Ja teeb hullemaks, ses mõttes, et alguses jubedalt kiideti, kui see tuli, ma mäletan, ikka õudne haip oli selle ümber, aga siis olid vahepeal mingid probleemid. Ma ei tea, eks vaatame. Minul oli see õli, sellega mul oli normaalsed kogemused. Ripsmeduš. Selline. Vaatame, milline ta on. Lõhnab nagu ripsmeduš, ma ei tea, miks ma iga kord seda nuusutama pean. Näeb väga lahe välja, ma praegu on see enda oma peal, tegin uue just lahti, ma ostsin Selveris oli, mul on see Rimmeli oma, on ju. Ma ei tea, kas see on nüüd lõpumüügis, sest et see oli mingi 3,50 või midagi siukest hinnatud. Ma ostsin 2 tükki varuks endale, esimese neist tegin lahti. Aga see mu täielik lemmik, mingi asjaga oli, mul on kogu aeg tihti peale nagu mingid asjad, mis on rämedalt meeldivad, lähevad ära. Need unekapslid, mis mul olid melatoniiniga. Nii hea ja lihtsalt lõpetati tootmine ära, ma sain apteegist aru, sest viimati ei olnud ja on lihtsalt mingi teine variant. Aga samas ma proovisin nüüd seda teist varianti ja mulle tundub, et see nagu sobib ka, et loodetavasti siis ei ole hullu, aga üldiselt kui see mu lemmik ripsmeduš müügist ära läheb, siis see ei ole muud jama kui see, et hakka jälle uut lemmikut otsima, sest et võin suvalisi ripsmeduši osta kuskilt, see ei ole nagu probleem. Ripsmeduš on odavamaid ka ja igasuguseid ei pea nagu kallis olema, aga lihtsalt, et katsetamine. Nii, siis on Look Fantastic ise klambrid. 4 tükki teinud, need on hästi head tegelikult, et ära panna juuksed näo pealt, kui meiki teed ja nii. Aga mul muidugi on neid 1, 2, 3, 4 asi on vanni ja dušiõli.
okei, mingi hommikuks mingi äratav või ma ei tea. Issand, mulle tundub see just nagu hästi rahustav või selline. 2 korgitäit vanni. Ma ei tea, no see on mingi see reisi suurus on ju. Et kui ma terve vanni peale panen 2 sellist korgitäit. Ma ei tea, kas see on ja vanniõlid üldiselt mulle tegelikult nagu selles osas väga ei meeldinud ka, et kuidagi nagu, noh, ei taha nagu õline, võib-olla see on mul peas lihtsalt kinni, aga ei tahaks nagu õline olla. Muidugi lõpuks ikka pesed ära, aga selles mõttes mulle tundub, see on siuke aromiteraapia ja see ka, et tegelikult võib-olla lihtsalt panna natukene siia. Ma ütlen, minu jaoks on see täiesti nagu mitte äratava, vaid nagu rahustava toimega. Et võib-olla ma panen selle endale voodi kõrvale ja siis õhtuti peale. Väga mõnus. Väga mõnus. Ja siis 6. asi on väga hea. Huulemask ööseks. Huvitav, et ta on pehmendav, rahustav ja siis suurendav. Ei tea, kas mul ööseks nüüd seda vaja on päris. Aga see läheb ka koos selle õliga kohe sinna voodi kõrvale mulle. Päris. Ma ütlen, mulle meeldib, kui mul on igal pool neid huulepalsameid. Ma ei tunne, et ta nagu kuidagi oleks selline spicy, et ta nagu plumping oleks, aga muidu on väga mõnus igasuguste lõhnade ja asjade vaba. Ühesõnaga, et pane päeval peale või pane öösel maskiks. Saadki panna hommikul ärkad, paned esimese asjana peale. Ja õhtul viimasena. Võt, selline ilukarp see kuu. Ei, ma ei tea, ma ei vaadanud kodulehel, mis seal nagu siis oleks nii-öelda kodulehe järgi pidanud olema, aga seda ma tegelikult kuidagi tunnen, et ma täitsa tahaks teha. Isegi tegelikult tahaks praegu, aga mul on meik peal ja praegu on kell mingisugune 4. Äkki ma pean veel minema kuskile. Võib-olla ma teengi õhtul. Ja siis need klambrid, olapleks, ripsmeduss ja õli. Mina olen täitsa rahul. Täitsa rahul sellega. Seda ripsmedussi proovin annan teada ja nii on. Võt. Nüüd sõu. Mõtlesin, et tulen veedan teiega natuke aega. Kirjutan tagasisidet esitlastele, tudengitele ja ma olen sellega nagu hilja peale ka juba jäänud ja tahaks ära saada ja terve hommiku kirjutasin ja nüüd on niimoodi, et lihtsalt lõi vasaku käe niimoodi nagu alguses nagu tuimaks ja nüüd hakkas niimoodi ranne valutama, et ma ei tea, mis kehvas asendis kirjutasin või ma ei kujuta ette nüüd. Annan natuke käele puhkust ja siis kirjutan edasi. Eile olime Kerli juures päev otsa lastega ja lihtsalt nagu puhkasin. Väga mõnus selles mõttes, ma tunnen, et mul on puhkust vaja. Mul tegelikult juba see, et ma hommikul kella peale ei pea ärkama praegu, annab nii palju juurde nagu, et palju rohkem motivatsiooni teha ja mõnusam ärgata ja selline võtab nagu pinged maha, aga saaks nüüd jah selle tagasiside ära kirjutatud ja siis ülesse, siis oleks nagu hästi, nii et ma väga loodan nüüd, et ma ei tea, ei lähe nagu paremaks, lihtsalt nii valus on.
äkki elastikuga kinni siduma ja ära tegema selle asja, siis mul tegelikult ei ole nagu vaja sihukest kirjatööd teha lähiajal. Käsi saab äkki taastuda. Aga issand, sõrmus teises käes. Ma ei tea, kas ma alateadlikult tõstan kuidagi ümber neid sõrmuseid või. mitte kuidagi ei ole mugav sellel käel. Eile tegelikult oli see, et Kerli oli jalanõusid vaja ja mul on ka ju vaja mingeid mugavaid kõndimise jalanõusid ja tegelikult kui keegi nagu soovitada oskab midagi, mis on tõesti hea, sest no jalanõud on nii kallid. Ma tegelikult vaatasin Hokasid soovitatakse ja siis uurisin, et Pärnus peaks ainult seal Weekendis või Weekend või ma ei tea, mis see on olema. Käisin läbi poes, seal oli soodukust ka, aga seal ei olnud. Mina ei leidnud vähemalt ja kõikidel teenindajatel oli käed-jalad tööd täis, palju inimesi oli ja siis ma ei tahtnud nagu hakata jaurama ka, aga või noh, segama neid selles mõttes või no ma ei tea, ma polekski saanud. Ühesõnaga jäi ostmata, aga jah, et oleks siukseid mõnusaid, ilusaid nagu treening või jooksujalanõud all, nagu neid nimetatakse ja mis oleks, ma ei tea, siuksed nagu mulle meeldivad. Ma tean, et nii on väga raske soovitusi anda, aga mu käsi. Aga no lõppes sellega, et käisime telefoni vaatamas seda, mis Rando välja otsis mulle, mis on nagu hästi hea kaameraga. Oli ka olemas ja väga hea, aga ma ei tea, ma ei raatsinud. Siis väiksemal kukkus eile telefon WC-potti. Kuigi ma olen 1000 korda rääkinud, et telefoni ei võta kaasa WC-sse. Aga õnneks mul on kindlustus, et ilmselt tuleb nagu kindlustusse viia, sest muidu nagu töötab, aga heli ei ole. Aga siis lõpuks jah, kui hakkasime juba ära minema, mõtlesime, et noh, õnneks Kerli sai poisile jalanõud, et mõtlesime, et vahet ei ole, viitsi endale minna enam otsima, siis mööda minnes läksime Ideaalkosmeetiks läbi Port 2, on seal esimesel korrusel, on see Ideaalkosmeetika, mis on nagu üks parema teenindusega kosmeetikapoodi Pärnus. Tuglas ja siis see on minu meelest nagu kõige mõnusam teenindus. Ja Pupal oli suve kollektsioon väljas. Ja siis ma ostsin küünelaki. Siukse kuldse pöidla peale panin ühe kihi, noh see ei ole väga hästi näha, ma peaks 2 kihti panema ja pealislaki peale, ma arvan, et see jääb hästi ilus. See pudel oli lihtsalt juba selline, et nagu tore. Et nüüd, kui mul ju küüsi enam ei ole juba tükk aega, siis on hea, kui on mingi siuke ilus lakk. Ja siis teine asi, mida müüja hullult soovitas, oli see huulepalsam. Et see pidigi olema neil ainult suve nagu, või noh, eraldi nagu kollektsioonidena vahepeal tuleb ja ta ütleski, et nad alati müüvad jumala kiiresti läbi selle. Et seal poes oligi 2 viimast. Kerli võttis ühe, mina võtsin teise ja ta ütles, et tõenäoliselt enam ei tulegi neid juurde, aga nad on nagu sellepärast lahe, et ei tea, kas siit nüüd näha seda jääb, aga ta on niisugune sädelev nagu, ikka jääb näha. Aga see sädelus on ainult ümber, selles mõttes, et kui kasutama hakkad, siis sees ei ole. Nii et esimene kord kasutada tõenäoliselt jääb üsna sädelev, aga hiljem nagu vähem ja ta pidi nagu hästi toitev ja mõnus olema ja poes nagu käe peale proovisin ka ja tundus ja nagu meik ei ole. Lõhnab nagu šokolaad. Siis seest pärast on selline, et ainult äärte pealt natuke seda sädelust tuleb ja sees on nagu vähem. Aga tõesti on mõnus ja ma tunnen viimasel ajal, et ilukarbist tuli ka see üks huulepalsam, et huulepalsameid võib igal pool olla ja mulle meeldib tegelikult, et teed nagu huulepliiatsiga ääred ja siis huulepalsam sisse, nii et ma arvan, et see on selline hea, kui kodust välja lähed, kui kodus olen, siis panen tavalisi huulepalsamid, aga kui välja lähed, siis on selline ilus. Nii et 2 sellist, ühe meigi kinniti ostsin ka, praegu on ikka juba seda. Meigi kinniti ostsin ka, aga see on mul, ma ei tea, kuskil Rimmeli oma. Oli kõige nagu siuksem ühel
ma ei mäletagi nüüd, mis firma see oli jube hea selle spreiga, sihuke hästi õrnaga, aga see oli matistav ja mul on nagu kuiv nahk suhteliselt. Et siis ma ei hakanud seda matistavat võtma, nii et need Rimmeli asjad on nagu hea hinnaga, normaalse hinnaga ja hea kvaliteediga, et selles mõttes on nagu ma olen rahul, sest et see teine L'Oreali oma on päris kange. Aga kui ma mingi hetk niikuinii seda mingit kokku hakkan võtma, mingit tagasisidet mingitest asjadest tegema, mis ma siin viimase ajal ostnud olen, siis ma räägin nendest meigikinnitajatest natukene täpsemalt. Aga nüüd on jah see, et mul oleks pead vaja pesta, ma pidin täna minema tegelikult vana sõbrannaga kokku saama. Aga tal tulid asjad ette, mis tähendab, et mul on aega rahulikult lasta käel puhata, sest ma saan kirjutada. Lapsel on batuudi peal, sellepärast käib üks jube kisa. Aga et ma ei hakkagi täna pesema, homme ma lähen Tartusse teatrisse Rahamaad vaatama. Mis tähendab, et ma arvan, et ma panen täna mingi juuksemaski pähe ja siis homme pesen pea ära ja ilusti puhaste juustega teatrisse minna. Aga jah, ega mul siin rohkem midagi tegelikult ei olegi rääkida. Proovin nüüd leida käele mingi mugav asend ja lasta tal natukene puhata. Et läheks see valu ära, kui ta nagu lihtsalt nagu oli siuke surnud natuke, siis ei olnud nagu oleks saanud edasi teha, aga seda, läbi selle valu ma ei hakka nagu sundi. Ühesõnaga puhkan kätt ja siis teen edasi ja see ja näeme jälle siis, kui näeme. Olaplexi väik. Ma ei näe ju enam lugeda, ma ei tea. Nägite üldse või? Selline. 1, 2, 3, 4, 5 oli see Olaplex.